Ja nüüd järgmisena annan sõna jälle Uno Trummile, kes räägib meile veidi kolmandast vabrikust. Lihtsalt ütlen, paljud kindlasti ju teavad Unot, ma lihtsalt ütlen kahe sõnaga. Virumaa muuseumite vanem teadur, lektor, paljude publikatsioonide autor ja kaasautor, mis eriti just Virumaad puudutavad, aga tegelikult ka laiemalt. Tere kõigile. Et mul on pärast Tootsit väga hea jätkata, sest mul on endiselt kodus kapi otsas Tootsi turba briketivabriku viimase päeva brikett, mille Turbaliit kunagi kinkis. Aga täna siis vast mitte Tootsist, vaid Kundast natukese. Ja ta on rohkem selline kohalugu, eks ole, kõikidest teistest võib-olla natukese erinev, aga tegelikult on Kundas olnud 3 vabrikut ja 1 tehas. Vabrikud, need olid siis enne Nõukogude võimu, tehas oli pärast. Ja panin need vabrikud kenasti slaidi peale ka ja tegelikult seal ülemisel slaidil, kahjuks ei ole seda pointerit, et saaks näidata, seal on need 3 vabrikut ka kõik olemas, kui ennist käis kusagilt läbi, et need varasemad vabrikud olid kõik jõe ääres, siis Kundas oli ka tegelikult siit ainult paarsada meetrit edasi on need vana vabriku varemed ja võiks selle teisest räägime pärast. Et ühesõnaga innovatsioon. Kui nad ehitasid selle vabriku alguse 1871, siis tegemist ei olnud mitte mingi sellise suure ega ambitsioonika projektiga. Tegemist oli tavalise mõisatööstusega, umbes nagu viinavabrikud ja vesiveski, mis lihtsalt tehti sellepärast, et puhtjuhuslikult olid kõik toorained koha peal olemas ja oli võimalik teha ja maamõisniku elus ei ole nagu nii midagi suurt ette võtta ja pealegi John Girard de Soucanton oli ühe Eesti kõige rikkama ja ettevõtlikuma perekonna noorim võsu ja ilmselt tal ka käed sügelesid ja oli tahtmine midagi sellist teha, mida nagu vanemad vennad ei ole veel ära teinud ja isa ja tähendab tema vanem vend Artur oli firma Thomas Clyhills & Son omanik. Sisuliselt ilmselt oli ta Eesti kõige rikkam inimene läbi ajaloo. Mul on siuke mulje jäänud, et ka need praegused ennast rikasteks nimetavad inimesed Eestis olid nende kõrval, Soucantonide kõrval pigem õnnetud kotipoisid. Kui võrdlema hakata. Vabandan kõikides, keda see solvas. Aga nii ta oli. Ta oli siuke pisik ettevõte, mõned ahjud tegid tsementi, ei tea ju, mis välja tuleb, aga selgus, et tuli väga hea asi välja, äärmiselt konservatiivne tehnoloogia, pudelahjud, käsitsi töö ja hirmus ressursi ja tooraine mahukas. Tegelikult võtsid nad kõige iganenuma tehnoloogia, mis üldse nagu tollal Euroopas leida oli. Aga igaks juhuks ei ole mõtet ju raha kulutada mingi peenikese fancy asja peale, kui sa ei tea, mis sellest saab. Aga kui oli näha, et see tsemendi tootmine tasub ennast ära, seda tootmist laiendati 1870-ndatel, kui alguses oli seal 3-4 ahju töös, pärast oli 17, siis oli selge, et selle vana tehnoloogiaga enam kuhugile ei pääse. Ja 1882. aastal ehitati 2 šahtahju, kus kui pudelahjus toodeti, siis seal see protsess oli siuke perioodiline. Ahi täideti, põletati, tehti tühjaks, täideti, põletati, tehti tühjaks. Töö ja ajamahukas ja pidi ootama, kuni see ahi maha jahtub, sest seal oli üle 1400 kraadi pidi kuumust olema, 1450, et üldse see tsement tekiks. Nii et oli kaunis, nagu kunagi ajaleht kirjutas, et mehed töötavad nagu põrgus. Ja näevad välja ka nagu kuradid, sest on näost üleni mustad. Aga
Siis pandi paika šahtahjud, see tähendab seda, et ülevalt söödeti tooraine sisse, keskel oli kolle, see tekitas kuumuse, tooraine läks läbi, alt oli valmis toodang välja, ainult roobid see välja ja jahvatamisele ja siis nii ka tehti. Neid šahtahje moderniseeriti 1890. aastatel, esimene 1890 ehitati Kunda jõe äärde, see on praegu olemas Kunda jõe silla otsas. Kiri selle ahju peal ütleb, et tegemist on pudelahjuga, ärge uskuge, see on vale, see ei ole pudelahi, pole kunagi olnud. Selliseid ahje kutsuti Kundas R-ahjudeks või patenttädideks, sellepärast, et need olid insener Riisageri patendi järgi ehitatud ahjud, ta ise tuli Taanist Eestisse firma FL Schmid esindajana. FL Schmid oli suur tsemenditootja ja tootis ka tsemenditööstuse sisseseadet, nii et nad oma insenere laenasid siia ja sinna, kuhu neid parasjagu vaja oli. Tegid seda küll natukese liiga laialt, sellepärast, et kui Kundas tegutsev Riisager koostas projektiga Aseri tsemenditööstusele, mis asutati seal 19. sajandi lõpus, 20. alguses, siis Kundast lasti ta sellepärast lahti, sellepärast, et sa ei tohi ometigi konkurentidele tehast ehitada. Ja paraku jäime me võib-olla seetõttu ilma väga heast ja hiljem kuulsast heliloojast, sest Riisager läks ära, võttis oma pere kaasa, aga Kundas sündis tal poeg Knut Ooge, kellest sai pärast Taani tunnustatud ja väga laialdaselt tuntud helilooja. Aga see selleks. Ühesõnaga T-ahjud, R-ahjud ja kui nad nägid, et need R-ahjud on head, idee oli selles, et nad olid oluliselt ressursisäästlikumad, kui me innovatsioonist räägime. Kivisüsi toodi ju Saksamaalt või Inglismaalt laevadega. Tähendab seda, et ta oli tegelikult kohale jõudes tänu transpordile kaunis kallis. Ja vaja oli seda kogust vähendada, sest neid vabrikuid, kui Kundas oli näha, et see vabrik töötab, siis hakkasid need Kunda insenerid ja keemikud oma know-how'd viima üle terve Venemaa. Ja näiteks Viktor Kristof Liiven, kes oli asutanud Riiga Polderasse vabriku, ta tuli Kundasse, rajas siia vabriku, siis ta oli Podolskis vabrikut rajamas, siis ta oli veel ühes teises või kolmandas kohas ja lõppeks, ma mainisin ennist seda Novorossijskit, ehitas ta seal tsemendivabriku. Kui ta otsustas, et aeg on pensionile minna, siis ta kutsus Kundast oma venna Oskari, kes oli siin alustanud keemikuna, kutsus seda Novorossijskit juhatama. Ja tegelikult see oli siuke Liivenite tsemendimafia, tegelikult ka nende üks alanevaid sugulasi, Hugo Liiven oli tegev tsemenditööstuses, nii et neil nagu seda perekonda jätkus ja nad tõesti Ukrainas ehitasid Lissitšanski ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et see Kunda know-how levis tegelikult laiali üle terve Venemaa ja väga palju neid vabrikuid tehti Kunda eeskujul. Ja loomulikult siin katsetati järele siis kõike seda tehnoloogiat, mida hiljem ka mujal rakendati. Nii et ehitati teine vabrik 4 R-ahjuga, valmis sai 1899. Toodang oli siis kusagil 150 tünni, üks tünn oli 170 kilo ja mis tõesti tuli tonnides 25 500 umbes. No, ma loodan, te saate aru, et need ei ole päris täpsed arvud, need sõltusid majanduskonjunktuurist ja kõikidest muudest asjadest, ka kliimast, sellepärast, et see kõige esimene vabrik sõltus tugevalt ilmastikust. Nad kaevandasid suvel järvekriiti ja segasid seda toorainet nii-öelda käsitsi kokku, järvekriiti, savi ja vett, tegid siuksed telliste suurused plönnid, need pidi õhu käes ära kuivatama sobivaks, et nii palju kui võimalik vett välja, siis kulub kütteainet vähem. Aga seda sai teha ainult suvel. Tõid sealt Poolast Vitebski kandis, see on praegu Valgevene, tõid endale suvetöölisi ja siis
panid mehed ühte suurde majja elama ja naised panid elama teise majja, sellele ehitati kõrge aed ümber, et ükski mees ligi ei pääseks. Seda kutsuti kohalike jaoks, oli ta klooster. Kui keegi sealt Jumala eest välja tuli pärast kella 9 kuidagi üle aia, siis need saadeti kohe koju Valgevenesse tagasi. Ja kui mõni mees leiti kloostrist pärast kella 9, siis temaga oli täpselt sama lugu. Aga see selleks. Innovatsioon antud juhul seisnes selles, et selle uue vabriku jaoks hakati kasutama paekivi. Seda sai murda aastaringselt ja tegelikult siis ehitati ka eelkuivatamisseadmed. Seda pidi jahvatama, et see oli nagu päris uus suur protsess, mis tuli juurde. Ainuke, mis sellest päris vanast alles jäi, oli tsemendijahvatusosakond. Seal kasutati alguses suuri selliseid vaeslapse käsikivi tüüpi käsikivisid. Ma ei tea, kas nad lume alt praegu välja paistavad, kui minna sinna vanatehas, jahvatusosakonna varemete juurde kõrge kalda pealt saab alla vaadata sinna. Tõsi küll, ma pean hoiatama, seal ei ole käsipuud ees. Millegipärast kohalik omavalitsus paigaldas ainult pool käsipuud. Ilmselt neil oli see Tootsi rehkendus, et kui kõige jaoks ei jätku, et siis teeme pool. Et sealt ei maksa alla kukkuda, see on päris kõrge. Ühesõnaga, 1,5 meetri kõrgused umbes. Ja neid aeti veejõuga, seal oli vesiturbiin, see ajas neid ringi. Aga miks seda mainima peab, on võib-olla see, et 1965, kui nende vanade osakondadega lõpp peale tehti, sellepärast et 4. tehas hakkas tööle, siis oli tsemendiveski, seal oli kogu sisseseade sees, see oli täiesti korralik asi, katus peal, põrandad all, kõik oli hästi. Ja see oli küsimus, et kuhu teha muuseum? Kas me teeme ta sinna tsemendiveskisse? Või teeme hoopis kunagisse vabriku kontorisse? Mis te arvate, kumba tehti? No loomulikult kontorisse. Sinna veskisse, siis sinna läheb, see on ju tööinimeste jaoks. Et pealegi muuseumi, see on nüüd legend, aga muuseumi direktoriks, ma ei ole kontrollinud lihtsalt, ma ei julge 100% väita, aga muuseumi direktoriks sai tsemendivabriku, tehase, direktori abikaasa. Ja talle loomulikult meeldis rohkem istuda abikaasa kabinetis kui mingisuguste jahvatuskivide vahel kusagil seal tolmune ka. Eks ta oligi tolmune. Nii et tööstusarhitektuur lasti ära laguneda. No ja nüüd on siis muuseum seal, kus ta võib-olla ei oleks pidanud olema või mis oleks võinud olla muuseumi filiaal näiteks. Täna nende varemete juurde ma väga minna ei soovita, sealt võivad kivid pähe kukkuda, aga ta muinsuskaitse all, nii et aga ja pealegi seal kasvab see Sosnovski karuputk, nii et ikka ei ole mõistlik minna. Aga kalda pealt vaadata saab, nii et võib-olla polegi tarvis päris ligi pääseda. Nüüd 1900. alguses oli Venemaal suur ja jube kriis, kaasa arvatud tsemenditööstuses, ja see oli kusagil kuni 1908. aastani ja siis oli selge, et tuleb sõda. No tähendab, kõik need võimalikud märgid viitasid et sellele, et tuleb sõda. Riikide liidrid olid muutunud sihukesteks rohkem nagu topisteks. Kui karismaatilisi juhte ei ole, siis ikka tavaliselt tulevad sõjad. Lisaks sellele keegi ei uskunud, et sõda tuleb. Nagu alati sõda tulebki siis, kui keegi ei usu. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja siis hakkas Vene riik ehitama endale Peeter Suure merekindlust Soomest kuni Saaremaani.
ja tegelikult ka sinna Läti poole, Liepaja kanti ja see, kui keegi satub Liepajasse, ma soovitan minna nende merekindlusele, nad ehitasid selle rannaluite peale igavesti võimas kaponiirid ja laskepesad ja väga vahva värk, ainult et nad ei arvestanud sellega, et mingil hetkel meri uhub selle liiva minema sealt luitest. Ja nüüd on nad siuksed risti-rästi, mõned on ümber kukkunud juba päris mere ääres, jube kihvt koht, tõeline turismiatraktsioon. Kuna mul juhtus olema Liepajas tuttav tütarlaps, siis ta viis meid ja näitas. Ääretult võimas. Kindlasti leidke üles. See on selline turismiobjekt, mida keegi ei tea, lakku näpud puhtaks. Ühesõnaga, see on ehitatud kundatsemendist kõik. Ühesõnaga, nad hakkasid seda tsementi korraga tootma nii palju, kui veel vähegi võimalik oli, ja siis selgus, et nendest vanadest ettevõtetest väga palju ei jätku. Ja siis ehitati uus 3. vabrik. 1905. aastal Thomas Alva Edison mõtles välja tsemenditööstuse jaoks pikad pöördahjud. Pöördahjud olid varem ka olemas, aga nad olid siuksed kuni 10 meetrit pisikesed. Aga pikad ahjud, hästi ratsionaalsed, tootmine kasvas oluliselt ja nüüd, kui Kundasse 1912 ehitati 43-meetriste ahjudega uus vabrik, seal alumisel fotol on siis ka see ehitusprotsess täiesti ära kujutatud, siis saavutasid nad selles vabrikus sisuliselt 2 korda kõrgema tulemuse, kui neil varasemast oli. Muidugi need varasemad ahjud töötasid ka, sellepärast et tsemendinõudlus oli selline, et iga jumala gramm, mis sa vähegi suutsid toota, kõik osteti ära. Ja mis kõige parem, kui vahepeal oli tsemendi hind langenud 4 rubla peale tünnist, 170 liitrit, siis nüüd, kuna oli tsemendi puudus, siis see hind tõusis. Ja muidugi siis tuli sõda, siis kasvas tsemendi vajadus veelgi, siis otsustasid omanikud, et peaks ruttu ehitama paar uut vabrikut veel siia Kunda juurde. Aga paraku jäid need tegemata, võib-olla et oli ka muidugi hea, sellepärast, et siis tuli Eesti Vabariik. Ja need, kes on elanud 90-ndatel, need kujutavad enam-vähem ette, mida ma mõtlen. Aga nüüd korrutage seda veel koefitsiendiga, sellepärast, et see langus, mis oli 20-ndatel, oli veel jubedalt hullem kui see, mis oli 90-ndatel. Kogu Eesti suurtööstus sisuliselt lakkas olemast, kõik need laevaremonditehased, masinaehitused, vabrikute, vedurite ja kõige selle muu tootmine, see sisuliselt sai nagu vasaraga vastu pead. Ja täpselt samamoodi Kundas ka. Meil oli pealegi selleks ajaks konkurent Aseris ja siis need 2 vabrikut omavahel konkureerisid ja oleksid peaaegu ilmselt teineteist pankrotti ajanud, kui ei oleks saavutatud ilusat inimlikku kokkulepet. Aseri vabrik pandi kinni, aga Kunda tsemendivabrik maksis Aseri tsemendivabriku aktsiaseltsile iga tünni ära müüdud tsemendi pealt 1 krooni. Aga see tähendas seda, et Kunda tsemendi hind tõusis kusagil 8-9 kroonini, mis tähendab seda, et mitte ükski ei jaksanud seda osta. Ja tehase tootmisvõimekus oli jube väike ja siis nad hakkasid välja mõtlema igasugu kavalaid ideid, kuidas siis seda hinda alla tuua. Ja kuna selleks ajaks oli Kunda tsemendivabrik läinud FLSmidthi, Taani ettevõtte omandusse, siis hakkas see Taani firma varustama Kundat kõikmõeldavate seadmetega. Eesti Vabariigi seadused ei lubanud kasumit riigist välja viia. Mis tähendab seda, et kui taanlased tahtsid midagigi kätte saada rahaliselt, siis pidid nad Kundasse midagi müüma. Utsisse seadet. Tõsi küll, neil oli kohustus ka Eestist midagi osta, et välja viia.
et siis oleks nagu balansis kuidagi see kaubavahetuse tasakaal. Ja siis nad tõid. Aga võib-olla esimene suur hästi innovatiivne asi, üle Eesti mõistes innovatiivne, tehti ära juba enne taanlasi, 1918 novembris hakkas tööle Eesti esimene kõrgepinge elektrijaam. See tähendab, elekter muundati kõrgepingeks ja viidi liini mööda 20 kilomeetri kaugusele Rakverre. Saksa sõjaväel oli Rakveres elektrit vaja ja nad tõid Saksamaalt seadmed ja siis tehti see. Eestis oli see esimene kord, kus elektrit niiviisi viidi. Ja selle Kunda know-how pealt ehitati pärast Ellamaa, ehitati ka Ulila ja Ellamaad ehitas see sama elektriinsener, kes Kundaski, Gottfried Häkker. Temast sai hiljem Gotri Hangelaid, kes oli Eesti turbatööstuse üks juhte ja ka siis selle Tootsi briketivabriku asutaja. Või tähendab, tema see Eesti turbatööstuse tasutas selle. Aga põlevkivi, teine asi. Eestis ei oleks võib-olla põlevkivitööstus sellisel kujul olnudki, kui Kunda tsemendivabrik ei oleks olnud kohe esimestest aastatest peale suur tarvitaja. Selgus, et põlevkivi saab kivisöe asemel suurima hea meelega kasutada, küttekoldes tuleb teha mõningad muutused, tuhka on küll palju rohkem, aga juhtus nii, et põlevkivi tuhk sobis tsemendi sisse suurepäraselt, kui ta seal põles. See tegi tsemendi veel oluliselt paremaks, kui ta varem oligi. Kundas isegi mingil hetkel, see on küll siis juba seal tehases, toodeti põlevkivi tsementi, kuhu toodi Narvast teatud neid tuhafraktsioone ja segatigi otse tsemendile. Palju mul veel aega on? No 2 minutit. Et tegelikult mis on väga uhke, mida nad tegid veel, asula keskküttesüsteemi, kuna nendes pöördahjudes toodeti väga palju kuumust, siis nad kütsid sellega katlaid ja panid selle pealt tööle keskkütte. Lisaks tehti, kuna tsementi tehti märgmenetlusel, see lobri oli veega segatud, millest tsementi põletati. See oli vaja seda vett kuidagi ennem juba kätte saada, et vähendada kütteainete vajadust. Siin on need seadmete skeem seal üleval. Ilmselt see ei ütle kellelegi midagi, seda on väga raske seletada ka, kuidas seda tehti igal juhul. Kui basseinist tuli välja märg lobri, siis ahju läks oluliselt kuivem lobri. Lisaks algul pakendati tsement tünnidesse, tünnid puust, puit on ressurss. Eesti Vabariigis pealegi 30ndate lõpuks saabus metsik puidu puudus, ega nad muidu ei oleks hakanud briketivabrikut ehitama algul Ellamaale ja pärast Tootsi. Aga paberist kotid olid oluliselt odavamad, esialgu toodi paber Rootsist, pärast kui Kehra tselluloosivabrik ehitati, hakkas Johansson valmistama paberit Eestis ja see sobis ka suurepäraselt kottide valmistamiseks, tuli 50 senti odavam. Et me lõpuks tegelikult, kui nüüd rahast juttu oli, et kui algul maksis see tsement 8-9 krooni vahel tünn, siis hiljem samas tünni ekvivalendis nad müüsid oma tsementi välja 4 krooniga. Kõik need uuendused, lisaks ka see uus silotorn, Paks Margareeta, mis on tänapäeval ka olemas, ühes uue pakendamissüsteemiga, kus nad igal pool üritasid vähendada tööjõudu, mis oli väga oluline. Ja muidugi, mis oli 3. vabriku juures äärmiselt innovaatiline, oli see, et see oli vast Eestis esimene tööstusettevõte, mis töötas 100% elektri peal. Seal oli juba enne esimest maailmasõda 300 hobujõuline generaator, või valetan, turbiin. Generaator genereeris turbiinist tuleva energia elektriks. Esimene kord löödi pähe 41. aastal, kui sisuliselt kõik
mis õnnestus vabriku küljest lahti monteerida, kõik strateegiliselt olulised asjad, kogu elektrijaama sisseseade, kõik elektrimootorid, kõik mootoririhmad, aga see on sõja ajal ressurss, mida on väga raske taastada, viidi Venemaale, kotivabriku sisseseade, see oli sisuliselt tuttuus, kõik tööpingid, ühesõnaga kõik, mida vähegi sai, ja loomulikult kõik vedurid ja kõik vagunid viidi Kundast minema. Saksa ajal 1942. aastal ehitati vabrik küll uuesti üles, aga see oli kokku klopsitud siit ja sealt kohale veetud elektrimootorite ja kõige muu baasil, ka elektrijaam ei olnud kõige töökindlam paraku enam sellel hetkel. Ja ta töötas. Sakslased üritasid seda 44. õhku lasta, aga nagu on öeldud, et kohalik omakaitse pidas siis oma ainsa lahingu, nad kaitsesid jaama sakslaste vastu, et need ei saaks seda jaama õhkida. Pärast anti nad sellest kohtu alla, mõisteti surma, lasti maha. Aga see käis nõukogudeaegse elu juurde, eks ole. Ühesõnaga, vabrik jäi tööle, töötas kuni 1965. aastani. Nad tegid siin katseid igasuguseid, kuidas toodangut tõsta, jahvatasid telliskive tsemendi sisse ja solkisid tsementi igal võimalikul moel, et seda kogust tõsta, aga ei suudetud eriti. Isegi seda tehase õiget Eesti aja lõpu tootmisvõimsust ei suudetud täielikult taastada. Ja lugu lõppes sellega, et ehitati see 4. tehas. Aga sellega oli ka siuke paha lugu, et see ehitati niiviisi lipi peal, lapi peal, ilma nõela pistmata, mitmesugustest erinevatest tehnoloogiatest, mis toodi 1., 2., 3. ja 4. kohast, mis omavahel teatud hetkedel väga hästi koos ei toiminud. Ja see saadi minu arust alles korralikult tööle 1990-ndatel, kui tehast korralikult välisomanike poolt rekonstrueeriti ja lõpuks pandi tehasele ka korralikud puhastusseadmed. Aga siis tuli Euroopa Liit. Ja Kunda tsemenditehas täna enam tsementi ei tooda, sellepärast et märgmenetlus, sellepärast et süsiniku jalajälg, sellepärast et ühesõnaga, täna me enam ei tooda, küll aga me jahvatame võõrast klinkrit, mida siia kohale tuuakse merd mööda ja siis müüme seda Kunda tsemendi nime all. Vist nii. Ma ei tea, kas see sai nüüd liiga kurb noot lõpetuseks. Aga igal juhul tänan teid.